Viimase põlvkonna Toyota RAV4 on olnud tõeline müügihitt. See on Eestis iga kuu enim müüdud auto ja Ameerikas müüakse seda iga kuu 40 000 tükki vabalt ära ja aastas peaaegu isegi 500 000 tuleb vahel kokku, mis teeb ta Ameerikas 4. kohale ju autode müügi edetabelis. Ja nüüd püüab Toyota endale koodidesse meelitada viimsed hinged, kes pole veel jah-sõna öelnud uuele RAV4-le ja seda tänu pistik hübriidversioonile, mis kannab nime siin Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Tere tulemast taas kord kaasa olema naisluksuri proovisõidule. Tal on 2,5 liitrine siis mootor Dynamic Force 306 hobujõudu ehk siis 225 kilovatti ja see võib tunduda nagu täiesti üle mõistuse palju ja üldsegi miks on vaja RAV4-le nii palju jõudu, aga muidugi sellepärast, et sa oleksid nõus maksma 50 000 eurose auto eest nii palju ja see viib omakorda 0-100 kõigest 6 sekundiga. Tal on olemas veel sõidurežiimid nagu EV mode, mis sõidab ainult elektrijõul või sportsõidurežiim, mis muudab ta veel sportlikumaks ja tema kogu sportlikkust rõhutab veel fakt, et ta on teisel kohal oma kiiruselt Toyota mudeli valikus ja muidugi saab ta panna ka automaatrežiimi, mis ise valib, millega ta sõidab ja linnas saab ta ka sõita elektrijõul peaaegu 98 kilomeetrit ja muudes oludes veidi vähem. Type 2 või Type 3 siis nendest laadimise juhtmetest, mis sulle Toyota poolt kaasa antakse, saab ta täis 2,5 tunniga, kuid sa kodus ta stepsulisse paned, siis läheb aega 8 tundi, 18,1 kilovatt-tunnine uus liitium-ioon aku on tal ja pagasiruumi mahub tal 520 liitrit, mis on siis 60 liitrit vähem kui tavalisel RAV4-l. Ja tal on olemas ka nelikvedu. Ja 19 tolised valuväljad on tal ka täiesti olemas ja kõik vajalikud juhiabisüsteemid nagu pimeala monitor ja tagant ristuvas suunas läänava liiklushoiatussüsteem. Interiööris pole ka Toyota mingeid järeleandmisi teinud, seal on olemas soojendusega ja jahutuvusega istmed, JBL helisüsteem 9-toline Toyota Touch 2 multimeediasüsteem ja 7-toline siis DFT näidiku ekraan ja samuti igasugused uhked kõlarid, asjad, värgid ja tõesti järeleandmisi pole kuskilt tehtud ja kõik, mis sa leiad kõrgvarustuses RAV4-st, leiad ka seda siin ilusti üles. Ja võib mõelda, et no mis mõte, et ta on sellisel kallil peaaegu 50 000 eurot maksav RAV4-l, aga kuidas sa nüüd aru ei saanud, see on ju ideaalne pereauto, mis sõidab elektrijõul linnas ilusti ja pakub ka tõelist sõidunaudingut, seda siis 6 sekundiga 100-ni jõudvat Toyotat, mis teeb silmad ette nii mõnegile kurjale Saksa konkurendile ja samuti pakub praktilisust ja kõike ja on lihtsalt see maailma üks enim müüdud autosid Toyota RAV4, mis meeldib ju heas mõttes kõigile. Selline on uus Toyota RAV4 pistik hübriidversioon. Kohtumiseni!